6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärrista mõnuga, sest Metapo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metapo full service ainult Stokkerist. Tere kallid rallisõbrad, on veel viimaseid minuteid 30. september, kui me hakkame salvestama 6. käik Tšiili ralli 3. saadet. 23.57 tiksub meil juba kell, aga eeldada võib, et enamus inimesi meid hommikul järele kuulavad, mis on ka väga mõistlik tegu. Saatejuht jätkuvalt Gunnar Leheste ja teisel pool mitte lauda, vaid arvutiekraani on Roland Poom. Ahoi. Täitsa jube kellaaega on see, et kahjuks jah, sinna Tallinnasse laua taha ma ei jõudnud. Jaa, et siin Tallinnas ongi laternaid põleb hetkel vähe. Täna tundub siuke väike kokkuhoiu värk olevat. Ega turvaline ei olekski sul siia tulla. Ja täpselt, et vaata minu jama on veel see, et ma pean kuidagi pärast Rakverre tagasi jõudma. Ja kui me eile viskasime nalja, et see Tallinn-Rakvere, see tee võib üpriski ohtlik olla, nagu siin mõni mees eile rääkis. Et noh, seda siin keset tööd teha oleks natuke halb. Ei, me saime puid ikka selle pealkirja eest. Ma sellepärast tahtsin seda mainida, et ma vaatasin ka seal kommentaari ja inimesed ei mõista nalja, aga anname andeks. Et see on täitsa sirge tee. Selles asi oligi. Aga mis tänane sportlik elamus peale rallit? Oled tegelenud spordiga? Peale rallit, tead, ma olen istunud täna siin ERR-i stuudios hommikust õhtuni, nii et ja nüüd jõudsin koju. Seal toimus ajujahi filmimine ja olin seal terve päeva, aga nüüd selles mõttes ralli on siin tagataustal igas võimalikus seadmis käinud ja täna nüüd siin õhtul veel sain telekast ka vaadata, et diivanil vedeledas. Aga ei, ralli oli lahe ju tegelikult ja noh, ma ei tea, kui me võtame kogu päeva mingisuguse kõige põnevama osa, siis kindlasti ma arvan, peab ütlema, et 9. katse oli ütleme midagi sellist, mida mina pole varem mitte kunagi näinud. Varsti vahetad seal Paltseri välja seal AK eksperdi toolil. Ei, ma nii ekspert ei ole, et ma sellistesse kohtadesse ei hakka trügima. Ei, oled, ma arvan, et sa juba oled möödas. Aga minu sportlik elamus, ma käisin discgolfi mängimas Viimsis. Soovitan kõigile, väga sünge mets, väga sünge rada. Sa ei ole diskimees või? Kusjuures olen, aga kuidagi see suvi jäi natuke väheseks seda mängimist, aga muidu mulle väga meeldib. Jaa, aga räägime rallist. Ralli seis... Seis kõigepealt ja siis lähme põhisündmuste juurde. Seis on selline, et kui see seis nüüd ette tuleb, siis Ott Tänak juhib 58,3 sekundiga juba Teemu Sunnineni ees. Thierry Neuville hetkel veel 3, aga me eeldame, et seal toimub homme väike switch ja siis juhib Ott ikkagi Thierry ees. Elvin Evans 4. kohal, minut 22,9, Kalle Roompera. Eeldame, et saab ka natukene aega juurde, aga 5. kohal tema hetkel ja siis on veel Katsuta ja siis põhimõtteliselt kõrge mäng ongi sellega mängitud. Aga ma ei tea, alustame kronoloogiliselt võib-olla hommikul, mis oli märksõna oli tolm. Mina alati imestan, et kuidas korraldajad selle vaata, alati tehakse otsus, et lükkame stardivahed suuremaks, et kuidas nad alati selle peale tulevad peale seda, kui see põhijama on juba ära toimunud? Jaa, sul on täitsa õigus, et need muudatused hakkavad tulema pärast siis, kui see probleem oli ära ja pärast nagu enam midagi hullu ei ole. Aga jah, tolm oli suur küsimus ja ega seda tegelikult oli ka natuke arvata, et võib-olla kuskil see tolm hakkab olema. Aga ka minu eest Nevillil oli hommikul läks ref, mis oli üks selline võib-olla eredam hetk kohe esimeselt katselt. Küll kaotust võib-olla liiga palju ei tulnud, aga ikkagi seal 15 sekundit natuke peale, et ei saanud eriti hästi jälle hommikul käima ka, nii et hommikul kohe tiksus juurde ja siis oli juba üle 40 sekundi kaotust Otile peale esimest katset täna hommikul. Esimese katsega oligi ühesõnaga ühel pool tegelikult väga lahe katse see Civilingo seal kõrgel 1200 meetri kõrgusel.
eriti kui helikopter ka saab sinna üles minna ja täitsa teistmoodi, ei oskagi millegi võrrelda, võib-olla Uus-Meremaa sarnane, aga üsna äge. Ja minu meelest tegelikult need helikopterikaadrid oli väga palju lahedaid, mis jälle sellist natuke teist perspektiivi andis juurde, et tihtipeale siin näeme neid autode on board ainult ja väga vähesel määral kopterikaadrid. Siin oli neid päris lahedaid kaadreid, et vaadata oli põnev. Nii, ja hommikune teine katse, siis see põhimõtteliselt andis aimu, millest me kõige rohkem täna rääkima hakkame. Hakkasid siis rehvid kuluma. Kuidagi hommikul võib-olla kui rehvi valik tehti, siis seda juttu nii palju ei olnudki, aga kui kulumise tõsidus kohale jõudis, siis hakkas nalja saama. No jaa, et võt ma ei osanud ka ise selle peale absoluutselt tulla ja kui mina ei osanud, siis tähendab, kui meeskonnad ei osanud, siis veel vähem oleks osanud mina selle peale tulla, et no põnevaks läks igal juhul kohe ja tegelikult ju hakkasidki, nagu sa ütlesid, kõik seda mainima, et aga ma arvan, et keegi väga ei osanud võib-olla oodata, et seal järgmisel 9. on nagu päris jama seis juba. Et see olukord nii hull on. No lähme selle 9. juurde. Sa tegid Exceli, kui palju protsenti rehve alles oli? See Excel, kui panna seal nagu värvid, punased ja rohelised, siis ma arvan, kõik olid suht punases välja arvatud Ott Tänak, et seisud olid ikka suht kehvad, et vahepeal tundus, et nagu mis nüüd sellest katsest üldse saab, et kõik tulevad mõlemad taga rehvid katki, et üpriski koomiline juba see kohati tundus minu jaoks, samas põnev. Aga no võt, ma ei oskagi midagi öelda, et see oli nagu, see on nii äärmiselt kõva pangepanek, et ma räägin, mina ei ole sellist asja varem näinud. Sa sõidad rehvid lihtsalt nii läbi, et mõlemad rehvid purunevad. Mitte ühel autol ja mitte 2 autol, vaid just 3 või 4 autol, et pole mina sellist asja varem näinud, täiesti uskumatu. Kui nüüd katseaegu vaadata, siis me näeme, et siin Nikolai Gräzin võttis 4. katseaja, Johan Rossel 5., Munster 6., Greensmith 7. ja siis tuleb alles Rovanpera 8. Seal läks talle 46,7 sekki kaduma. Julm. No ikka karm, väga, väga karm, aga ütleme ka Rovanperal ju veel nii-öelda rehvid katki ei läinud. Rehvid olid täis, küll mustrit enam seal ei olnud ja nii-öelda täitsa slikid olid, aga ma ei tea, Evans oli üks mees, kes tuli ju sealt täitsa katkiste rehvidega. Oli ka Heller, üks, kes tuli täitsa katkistega ja keegi oli seal vist veel, et no veider oli see kogu lugu, aga jaa, tõepoolest, ilmselt keegi lihtsalt ei osanud ette ka ennustada, et neid nii palju seal kuluvad. No Jaan kirjutas meil keset päeva siis juba päevakommentaari ka valmis, et halloo mehed, millega seal tegelete, et peaks ju kogemust olema küll ja kui ise hätta jääte, siis helistage maailmameistritele Prantsusmaale ja annavad nõu, kuidas tegutseda, aga kuidas Ott ütles, et suht pani huupi või selles mõttes, et tegutses kõhutunde järgi, aga oli neil see juba eile valmis mõeldud, et eile et hoiame oma kõvasid rehve juba eile õhtuse ringi ajal täna hommikuks. Mis sa arvad? Väga keeruline arvata midagi, aga ma pigem arvan, et see ei olnud nii. Tihtipeale, mida Ott Tänak on siin teinud, on see, et saada teistel sellist võib-olla suuremat eelist, mängueelist natuke, et ta lihtsalt üritab nii-öelda vastuvoolu jõuda, et võrreldes teistega, mida teised teevad, et see on talle tihtipeale edu toonud, paar korda on ka nii-öelda alt sellega läinud. Aga eks ta ise teab kõige paremini, et võib-olla jah, ma ise pigem eeldaks seda, et ta teadis, mis positsioonis ta on, et ta võib-olla arvas ja eeldas, et ta peab siit teidma ka mingi lisaeelise veel endale, et seda kohta hoida ja edu kasvatada. Ja võib-olla oligi see koht, kus ta teadis, et kõik teevad ühe rehvi valiku ja ta läheb lihtsalt teise rehvi valikuga, et võib-olla oli mingi selline loogika seal taga veel. Roland, ma vahepeal ütlen otse-eetris, et kui sul see valge mikri ots läheb vastu särki, siis see saiseb.
et ma ei tea, ripu kuidagi. Jah, nii on parem. Ma vaata, kell on nii palju, et ma juba siin pooleldi laman tooli peal. Ei hullu. Jah, Ott võttis siis kõik kõvad ja kes siis katsel teise koha sai, oli Neville, kellel oli 3 kõva ja 3 pehmet. Päris koomiline oli näha, kui tuli see ekraanile pilt sellest, mis rehvidega teisele ringile mindi. Kõik hardid. Ja. Et seal ei olnud isegi küsimust. Varianti ka. No, see jah, siin ei olnud, just isegi nendest hardidest ei piisanud. Et kui nüüd siin praegu just, mis lõppes 12. katse seal lõpus, oli neid rehve näha, siis ka kõik need hardid olid täiesti läbi, et seal oleks veel mingi superhardi olnud vaja vist. Kalle ütles, et nüüd selle viimase katse finišis, et ilmselt selle hooaja kõige rohkem rehvi kulutav tee. Räägi, mis selle tee nii rehvi kulutavaks teeb? See on hästi abrasiivne pinnas, et tegelikult kui oli näha, see kruus seal peal oli selline, kuidas öelda, sellist joont ei tekkingi, ta oli nagu hästi tugev, mida ei olnudki võimalik nagu lahtiseks sõita, ehk no ma ei tea, võime tuua selline pool sellise asfaldi peal võib-olla libisemine kohati oli, aga kindlasti ka, no ma ei oska nüüd temperatuuride kohta öelda, kas see mängis rolli seal, aga kindlasti pikad katsed, kus rehvi temperatuur tõuseb äärmiselt kõrgele ja see hakkab rehvi lõhkuma ja kulutama ja siis see pinnas, et sellise pinnase suhtes ma arvan, väga palju ka kalendrist ei leia selliseid ralli või sellist katseid või isegi selliseid lõike, kus sellist pinnast oleks, nii et ja kuna Tšiilis pole ammu käidud ja võib-olla üldse sellise pinnase peal ka Tšiilis pole varem sõidetud, siis see oli kõigil uus. No kui me siin juba rehvidest ja rehvi taktikast räägime, siis Gunnar Pelgulinnas küsib sellise hästi rumala küsimuse, et milline sõidustiil kulutab rehvi kõige rohkem ja milline sõidustiil hoiab rehvi? No kui sa nüüd mõtled selle peale, et mida Vello Unpu mul alati rääkis, et kui sa võtad selle lapsevankri ja üritad seda külge ees lükata, et no ei liigu hästi, ei liigu paeglaselt, et kui sa liigutad sirgelt seda, et siis on päris okei. Et eks see loogika olegi seal, et kui võimalikult sirgelt sõidad, selline ühtlane pidurdamine, mitte väga selline jõuline, et see on see, kuidas on võimalik rehvi säästa. Aga kui hakkad seal juba kõvasti lohistama ja piduriga liiga palju seal peale suruma, jätta hästi hiliseks pidurdamine, et see on see, mis tapab rehvi väga kiiresti ära, et see tõstab temperatuurid väga kõrgele ja väga kiiresti. Okei, see asi on klaar. No pärastlõunased katsed ka kiirelt üle käia, siis Katsuta näitas meile väikest momenti, SS10 Heller tegi spinni ja käis vastu mäekülge, seal vastu mäekülge vist ka sunninen pani natukene. Ja siis hakkas jälle jutt pihta, et kes säästab rehvi ja miks, et tegelikult me ei saanudki vast aimu väga nende meeste kiirusest, vaid igal ühel oli mingi mängida. Ja nii oli, et kohati tundus, et see oli võib-olla selline pühapäevane ralli, et kõik üritasid midagi säästa ja midagi toimus ja need vahed splitid ka, mis seal olid sellised väga, väga suured, aga samas see põnevus säilis ikkagi, et me teadsime, et see ei ole see päris pühapäevane mäng, mida nad seal mängivad, et niisama tiksuvad, et neil on ikka kindel missioon, et miks nad seda teevad ja nii edasi, et aga ma olen nõus suga, et nii ta oli. Ja järgmisel katsel ütles siis Ott Tänak, et pagan sai vist liiga palju eelmisel katsel säästetud ja liiga palju on rehvi alles. Vaata, see ongi tegelikult kõige keerulisem koht, et kui sa võtad mingisuguse strateegia ette, et sa üritad rehvi säästa sa pead seal sõitma samal ajal ka normaalse tempoga, et sa ei tohi anda seal on ju pool minutit ära, kui sa oled seal, ma ei tea, 50 sekundiga liider. Et see ongi kõige keerulisem koht leida see mõistlik kiirus ja samas see nii-öelda mõistlik tire wear, et kui palju sa seda kulutada võid. Aga ma arvan, et Ott nagu ilmselt sai ka arvu, et ta võib-olla läkski seal liiga seifilt panema ja sealt see kommentaar tuli, aga õnneks see kaotus ei olnud liiga suur, et midagi hullu tehaks juhtunud, et kui see oleks võib-olla 2 korda suurem ja oleks seal 30 sekundit ära andnud, siis oleks juba nagu mõtleva panev koht olnud. SS12 ehk siis päeva viimane
ma arvan, et selle highlight oli ikkagi, mis ta nüüd, Luksemburgi mees meil või? Jaa. Gregor Munster. No see oli veidrus. Tema sigadused, kuidas me neid kommenteerime? No kõigepealt räägime lahti, et läks tal ref, mees ei saanud ise aru, et tal ref on läinud. Siis hakkas seal ukerdama, kuidagi leidis õnnega pooleks mingi koha, kuhu sai auto parkida ja siis hakkas vahetama, aga jäi ette Kalle Romamperale nii pahast, et Kalle peab siin minema nüüd kohtunike juurde ja mingit nominaalaega küsima minema, sest mees sõitis põhimõtteliselt teise poole katsest tolmu sees. Me ei saa öelda, et on ju mingi noor ja roheline, et neid samu probleeme, et sa pead rehvi vahetama ja tolmud ja asjad tekib ju ralli WRC2 arvestuses samamoodi, et seda hämmastavam. Ja kindlasti tekib, aga ma võib-olla natuke siis kaitseks ka teda, et ärme liiga palju ka ründa esimest korda ikkagi seal ralli 1 autos ja väike ärevus ka sees, on ju. Et tegelikult oli näha, et kui ta seal siis spinni tegi pärast seda, kui ref oli läinud ja siis üritas seda mingit auku otsida, vahetama hakata seda. Et tüüp oli ikka äärmiselt närvis ja selline ei osanud nagu üldse midagi peale hakata, et tundus kohe selline, et ta väga ei mõista võib-olla praegu, et kuidagi pilvedes on natuke. Ta veel katse lõpus käed värises korralikult, ta sai kiivrit käest ära ja peast ära. No oli jah, kui minut aega tiris oma kiivrit ära, et juba Kalle tahtis intervjuud andma hakata. Aga see, et ta seal nagu veel Kallele ette tuli, anname andeks esimese korra. Kui teist korda teeb, siis enam ei anna. Et selles mõttes oli näha, et ta oli nagu jube närvis. Ja ma usun, et ta oli närvis seal. Teadis ka, et esimest korda seal miljonid vaatavad teda nüüd, kuidas ta seal ukerdab, kurat endal oleks ka piinlik natuke võib-olla. aga eks ta selles mõttes parast sigadus oli, nagu sa ütlesid jah, et ta sinna ette keeras, et tegelikult kui ta circa 7 minutit vist seal kokku ära oli juba andnud, et oleks võinud selle 2 minutit veel anda ja lasta Kallel mööda minna ja ise ka tolmuvabal teel sõita. Jaa, päris lahedad kaadrid oli vahel, kui iga päev sellist asja ei näe, et ühte helikopteri kaadrisse mahub 2 autot. Ei näe, aga tegelikult oli Kalle päris tubli seal, ma olin suht üllatunud, et ta nagu suutis ikkagi seal mingit tempot hoida. See on äärmiselt raske, see on üks kõige hullemaid asju, mida on võimalik teha, on tolmukotis sõitmine, lihtsalt see on null nägemine ja kui sa üritad seal mingit tempot teha, siis see võib nagu väga halvasti lõppeda. Võtame küsimused ka ette ja enne laseme kohustuslikus korras kõlli. Vale kõll. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Nii, Kalle Ojaste esimene küsimus puudutab Teemu Sunnineni ja Thierry Neuville'i. Kas toimub switch? Mis me ennustame? Teemu siis teisel kohal ja Neuville 13,9 sekundiga tema taga. Üsna paha aeg. Mis niimoodi taga olla? Jah. Kuidas sa siis teed? Hea küsimus, ega selles mõttes... Ja Evans on omakorda ju Neuvillist 10,7 sekki. Jaa. Mis siin probleem ongi, hetkel ongi see Evans. Kui seda Evansit ei oleks seal nii lähedal, oleks nagu väga lihtne. Mõistlik oleks ära teha, lihtsalt sellepärast, et Neuvillil on täishooaeg, Sunninenil pole. Aga kuna see Evans on seal taga nii lähedal, siis see asi võib nagu halvasti lõppeda Hyundai jaoks. Nii et ma arvan, et tänases olukorras seda switch ei saa enne teha, kui ralli on läbi. Võtta peale rallit, võtta mingi trahv. Ainus võimalus, et või vaadata, kuidas see pühapäevane läheb, et kui võib-olla siis on need ajad kuidagi paigas, aga praegu hetkes seisu ma ütleksin, et seda switchi teha ei saa ralli ajal, vaid tuleb teha pärast viimase katse finishit. Teeme sellise tänamatu tegevuse või asja, mida toosti nagu ei soovitata teha, et vaatame live punktitabelit. Kui seis peaks selline jääma, siis Kalle Rovamperal oleks 210 punkti, siia juurde pole veel pandud punktikatsepunkte loomulikult Elvin Evans 179 ja see teeb meil siis 210 miinus 179
on 31. No väga palju roosilisemaks Evansi jaoks asi ei muutunud. Tal oli 33, nüüd on 31, 2 rallit jääb minna. Ilmselt teame, kuidas asi läheb. Kalle Roompere Oti suhe muutus natukene roosilisemaks. 210 miinus 144. Ta oli meil mingi 81 varem või? Jah, midagi sellist oli. Nüüd on 66. Oluliselt parem. Aga 66 kahest rallist ei piisa ju. Ega me siin ei looda liiga palju, et Ott läheks meistritiitli peale sõitma. Et ma arvan, kui ta seal top 3-s on, siis on juba vahva. Aga teeme selle arvutuse ka, et Kalle Roompera suhe Neuvilli 210 miinus 149 ja me saame kokku 61. Neuvillil oleks seda switchi ikka hädasti vaja, kui ta nüüd tahab lõpuni unistada. Jah, unistada ikka võib, aga ka see rong on läinud tegelikult, et ma ei tea, võib-olla statistika mõistes neid punkte on ikkagi nagu mõistlik koguda jah, aga see peab olema nagu väga turvaline switch ja võib-olla ka lihtsalt, ma ei tea, üritada seda poodiumi kohta hooaja kokkuvõttes seal kuidagi sättida, et ega seal ka tiiti peale sõitmist ei ole, et temal Arvad, et autoralli ajalugu ei tunne sellist hooaega, et liider 2 viimast rallit nulli peale jääb? Ei, ma üldse ei ütle seda. Kindlasti mitte ei ütle, aga see on selline juba protsentuaalselt hakkame seda võtma, siis me räägime seal ühekohalistest numbritest, et ma nagu sellisel kellel ma liiga palju enam unistada ei viitsi. Salvestame selle lõpu hommikul uuesti. Ja. Hommik on ikka õhtust targem. Absoluutselt. Nii, võtame siis Janari küsimuse, selline ohutusküsimus. Tekkis selline küsimus, et kui vormel 1 ja muudes ringraja sõitusarjades õpetatakse, et kokkupõrkel, keel on ju pehme, tuleb käed roolist lahti lasta, et mitte sõrmi või käsi ära lõhkuda, siis kuidas on rallis? Kas mingil hetkel, kui päästa pole enam midagi, tasub käed rinnal risti panna, et hoop lihtsalt vastu võtta? Jah, kui ikka auto hakkab rullima, siis on kindlasti mõistlik käed rinnale risti panna, sest neid käsi ei ole võimalik seal rooli küljes hoida, need hakkavad lendama ringi. Igasuguse muu avarii puhul on mõistlikum neid käsi hoida rooli peal, lihtsalt on võib-olla selline lisa, ma ei tea, koht, kus ennast vastu hoida või mida iganes, aga kindlasti ma olen ka ise paar korda nagu selle vea teinud, et ma olen jäänud roolist kinni hoidma, kui auto on rullima hakanud, et lihtsalt need käed käivad seal toas ringi ja see on valus pärast. Et täitsa nõus, jah. Ja Janari küsimuse teine pool. Kui nüüd keskmine vältimatult keskjale lähenev pereisa vaatab rallit ja mõtleb, et kurat tahaks ka, siis milline peaks olema umbkaudne eelarve, et üldse mingile rahvarallile mõelda? Ilmselt oleks algajal vaja ka veidi koolitust ja proovimist või pigem lihtsalt ei peaks seda proovima. Ja sulgudes on, et küsin sõbra jaoks. Ütleme nii, et su sõber on õigel teel, et kui mingit sporti teha, siis see võiks olla ikka autosport. Aga ei rahvaralli tasemel, ma arvan, et see isegi ei pea olema rahvaralli tasemel, et talv on tulemas, jäärada on ka lahe sõita. Ja selle jaoks ei ole üldse siin väga mingit uhket autot vaja, et ma arvan, seal kuskil 500 euro kanti sätid auto ja paned mingid normaalsed rehvid ka alla, et täitsa vahva on. Oota, mis mõtled, sätin enda auto 500 euroga veel paremaks või? No paned mingid normaalsed rehvid alla sinna jääraja jaoks ikka, need on kõige tähtsamad asjad. Aga kui nüüd rahvarallist rääkida, siis ma arvan, et tuleb arvestada ikkagi seal kuskil minimaalselt, ma ei tea, mis need rahvaralli autod seal maksta võivad odavamad, seal 3-4 tuhat võib-olla, et mis oleks nii-öelda nõuetele vastav, mingi mõistlik vedrustus all. Puur on kõiba sees või? Ei, rahvaralli autodel ei ole puur kohustuslik, on turvakaar lihtsalt tegelikult, et nii-öelda üks puuri osa seal on. Et ma arvan, selle auto saab ka juba päris hästi hakkama ja ütleme per rahvaralli kulud ei ole ka liiga suured, et võib kasutatud kruusareffe otsida ja nii edasi, et
ma ei tea, ma ütleks, et autospordi mõistes see summa ei ole suur, kindlasti hakata nüüd pereeelarve mõttes mõtlema, siis pererahu nimel on mõistlikum aasta lõpus kuhugi Hispaaniasse sõita vist, et siis kodus on vähe nagu rahulikum olla. Jaa. Argo küsib, et siin ennetades juba jutt, et selle Switchi kohta, et kas kohe kuidagi ei saaks tiimikorralduste jada rikkuda WRC korraldaja karistades tiimi, et see andis ebasportliku korralduse kedagi mööda lasta ja nii edasi, et mis sa arvad sellest? Ma ei tea, minu meelest see ei ole üldse ebasportlik käitumine, et ma vaidlen väga vastu ja minu meelest, kui see on meeskonnasport, siis meeskonna peabki mängima ju kokku nii, kuidas meeskonnal on kõige parem. Et minu jaoks on need jutud, vabandust jälle, kui ma kedagi nüüd riivan, aga tobedad, kui kellegile ei sobi need switchid. See käib spordi juurde, alati on käinud ja mitte ainult rallis. Ma arvan, igas spordis, kus on midagi sellist võimalik teha, seda tehakse. Et see on üks osa sellest ja tegelikult ka võib-olla põnev osa, et minu meelest see aasta Rootsi rallil oli vist see aasta, mängis see nagu väga, kuidagi kujunes väga huvitavalt välja see switchi tegemine Hyundai poolt, et võib-olla kohati lisab vürtsi juurde. Tanel tahab teada meie arvamust, kuidas ikkagi Toyota oma refi valikuga nii alt läks. Ma tahaks ise ka teada, see tundub täitsa veider. Ma ei oska seda mitte kuidagi kommenteerida, et tõenäoliselt seal võib-olla mingisugune nii-öelda faktor jäeti välja, mida hinnati, et hinnati võib-olla pinnase temperatuuri ja nii edasi, aga pinnast ise võib-olla ei analüüsitud liiga palju, et kui tugev see pinnas on ja kui palju see refi seal. Ma ei oska öelda täpsemalt, et igal juhul nagu midagi ei seal läbi analüüsimata. Siis võtame eelviimase küsimuse. Priidik tahab teada. Tervitused Priidikule. Sõites Võrust Tallinna, siis tekkis selline küsimus. Mida võistlejad enne sõitu söövad? Kas midagi kohalikku kööki ka või lähevad turvaliselt nii-öelda seifi panema, et midagi hapuks ei läheks? Ma arvan, et seal on pigem selline safe värk, aga meeskondades enamasti on selline toitlustus siis meeskondadel endal korraldatud ja pigem ma arvan, seal midagi kohalikku ei ole, jah. Et üldiselt mitte midagi väga rasket, pigem mingi kala või midagi kergemat, mingid salatid ja asjad ja mingi pasta, energiat saada. Et pigem sellised road, et päris mingid seapraadi ja kartulit ette ei visata sulle, et või mingit hapukapsast, et siis läheb natuke keeruliseks, et pigem selline väga, väga kerge toit, jah, et samas kõrge energiasisaldusega. Mul on kohe lugemissoovitus ka siia. Rally Estonia ajal sai kohtutud Toyota füsioterapeudi Daniel Andertoniga. Leiate selle, kui googeldate sellist pealkirja nagu rallimeeste füsioterapeut võtab valu ära, toidab kõhu täis ja kui vaja, paneb ka magama. Ehk siis... Ma ise lugesin ka seda, see oli täitsa vahva. Et siis soovitas meestele mingit meditatsiooni äppi, kellel undi tulnud. Ütles, et ainus, kes sellest äpist midagi kuulda ei tahtnud, oli Kalle, kes võib magada igast asendist. Seda ei huvita mitte midagi. Närvid puuduvad mehel. Ja nüüd siis viimane küsimus. Roland on saanud tutvuda juba järgmise päeva katsetega, teinud süvaanalüüsi, plussid-miinused ühele või teisele poole. Ehk siis Kalle pani meid mõtlema. Tere härrad, millise refi valiku teie homme teeksite ja mitu refi? Oleks päris põnev näha, millise teevad tiimid, just kui tiimid versus 6 käik. No ilmselgelt 6 ei ole vaja. Sest servis on ju vahel, on ju? Servis on vahel ja tegelikult see tähendab, et peab sõitma ainult 26 kilomeetrit esimesel ringil ja teisel ringil tuleb sõita samuti sama distants. Et see distants on olematu, nii et oleneb jälle, mis seal pinnase temperatuur näiteks on, aga siin ei ole mingit küsimust, siin peavad pehmed rehvid ka vastu. Oled kindel? Ma olen nii palju ilma temperatuuri teadmata, ma ütleks, et poleks kindel, et need pehmed peavad vastu 26 kilomeetrit, ja.
kindlasti. Aga nüüd oleneb lihtsalt sellest, mis see pinnase temperatuur seal on. Et see info mul puudub, et see on üks põhilisi informatsioone tegelikult, kui tehakse refi otsuseid, et see informatsioon peab olemas olema. Ühesõnaga, kas viimaseks päevaks on veel tiimidel uusi reffe ka alles, eks? No tahaks arvata küll, et midagi ikka on. Et ma nüüd ei julge lubada jah, et nad saavad seal panna, 8 pehmet kindlasti ei saa, et seal tuleb kasutada haarde ka natukene, et ilmselt hakatakse natuke sättima, et võib-olla mõlemad ringid pooleks. Ühesõnaga, sina teeksid hommikul sükse valiku, et 5 pehmet? Ei pea 5 pehmet olema, võib-olla 4 pehmet, 1 haard või 3 pehmet, 2 haardi igaks juhuks, et kui esimesel ringil näeb ära, mis olukord on, siis saab vajadusel esimesed haardide vastu vahetada, kui peaks olema vajadus. Nii, 3 pehmet, 2 haardi on meie soovitus. Jah, ilma igasuguse taustainfota, mida oleks väga vaja, et üldse refi otsust teha. Homme siis algab päev Eesti aja järgi 14.07 Las Pataguas ja El Ponen. Sõidame neid siis esimest korda ja siis pärast 15-minutilist flexiservist sõidame... Mis vahe on flexiservisel ja lihtsalt servisel? Ei, siin on kõik flexiservised. See on pikem jutt. Pikem jutt on? Oho. Ei, tegelikult ei ole seal väga mingit vahet, et flexiservises... Kas on kõik... Ei, siin on kõik flexiservised, jah. See on tegelikult huvitav, et tavaliselt on päeva viimased servised, flexiservised. Huvitav. Ja Power Stage'i sõidame siis õhtul kell 7.15. Saab olema huvitav näha, kuhu see Power Stage võib-olla siin... teletopis kujuneb, sest teatavasti on tegu ajaga, kus hakkavad ju ühel ajal Superstaari saade ja siis Laula mu häält? Ei. Ma näen su häält. Mul on sama jama, need kõik on ühesuguste nimedega. Laula mu laulu, näed mu laulu. Ühesõnaga, ma olen kindel, et pool Eestit vahivad neid saateid. Meie peres on Superstar au sees, aga homme tuleb vist midagi järele vaadata, mul on sökke tunne. No, võtad arvuti lahti ja vaatad üksi rallit, ega ülejäänud peret ralli ilmselt ei huvita. Ei, ära ütle, väiksemad vaatavad ka. Ahah, on millega. Vormelit vaatame ja starti ja värki. Aga rohkem ei olegi vist täna midagi lisada või sul on veel midagi hinge peal? Kuule, mul on hinge peal see, et peaks voodisse ära ronima ja selle päevaga otsad kokku tõmbama. Olgu, tõmbame otsad kokku ja kohtume homme. Homme siis Kaspar koos sinuga võtab selle juba stuudiost kokku, selle Tšiili ralli. Teeme nii. Teeme nii. Kõik head, nägemist. Nägemist. 6. käigu tõi sinuni Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tärrista mõnuga, sest Metapo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metapo full service ainult Stokkerist.